Tere hommikust! Täna on neljapäev, unustasin ära, mis päev täna on. Ja kell on mingi 5:15 hommikul, natuke rohkem, võib-olla 5:30. Ja meil on varsti lend Poola, Varssavisse. Kõigepealt tegelikult me lendame Kopenhaagenisse. Nimelt mul tuleb siis Varssavisse Crazy G esinemine, mis on nii crazy, et ma lähen Poola esinema. Crazy Gina eriti. Ja nagu te mu hääles kuulete, siis ma ei ole täielikult veel terveks saanud. Ma olin üle nädala ja super haige kodus ja ma siiamaani taastun. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Natukene on hirmus, aga I got this. Nii et me jõuame hommikul suht varakult sinna. Mul on seal tulemas veel mingid soundcheckid ja asjad. Nii et võtan teid kaasa endaga. Let's go! Su manager ei saa praegu vlogis olla, sest tal juba tööpäev algas ja ma pean praegu vaatama, kuidas siin õnnestuvad asjad meil. We are surely ready to go. First thing we're going to do is move the aircraft a little bit and then de-ice the wings and tail. Standard procedure in the winter. Flight time was Copenhagen about an hour and 25 minutes. And overall nice flying conditions. Copenhagen a little bit similar, maybe Laos. Me oleme jõudnud Kopenhaagenisse. Sai lennukis natukene magada, kuna öösel enne lennujaama tulekut ma sain magada mingi 2 tundi, 1,5 tundi, siis see praegu väga aitas. Let's go! No vaatame üle. No vaata kui tore, juba saime tuppa. Kus tuli käib? Room tour. Ma teen kohe kurdi voodituuri lihtsalt kella 2-ni. Jah, mina tahaks küll süüa. Kuule, täitsa kena ju. Jei! Tore on see, et me pidanud early check-in'i eest maksma. Ja et me saame reaalselt kohe tuppa. Küsimus suurele ringile, kuidas juua kohvi sellisest tassist, kui sul on mehe käed. Niimoodi ei saa. No saab, aga siis sa toetad selle sõrmega vastu seda ja siis ta on kuum ja siis tahaks juba tagasi panna. Võib ka niimoodi, aga peab normaalne grip strength olema. Mul on hästi. Mis on see? No mingid Türgi munad, aga mis kuradi õli sees need on? Okei, no problem. Mis see on siis? Aga see stuff, mis sees on? Õli ja hapukoor. Huvitav.
kell on 12:45 saanud, me käisime hommikusöögil ära ja nüüd on vaja panna valmis ennast, sest et vähem kui 2 tunni pärast algab mul soundcheck. See koht asub siin umbes 15 minuti jalutuskäigu kaugusel, aga kuna mul on pärast soundchecki veel mingisugune intervjuu ja keegi on seal, kes tahaks ka midagi filmida ja mis iganes, siis ma peaksin ennast tegema nagu suht nagu valmis, et ma näeks esinduslik välja, nii et mul oleks vaja sellest situatsioonist teha nüüd mingisugune asi, et ma oleksin normaalne. Seega jaa, ma teen ennast kiirelt korda, ma proovin oma paruka ka korda saada, ma vaatasin, see on mul kotis suht nagu sassi läinud selle reisimisega, aga jaa, ma arvan, et saab selle korda, et see oleks ka fine, sest et see peab olema sirgendatud ja kammitud, sest see oli nagu full pekkis praegu. Here we go! Soundcheck hakkab 20 minuti pärast. Let's go! Nii, koht näeb sükene välja ja siin on saal ja see lava on mega kõrgel ja päris suur. Nii et ma pean üksinda täitma kogu selle värgi ära seal. Ja tundub, et paar rahvas mahub ka siia väga palju. Vaatab siis päriselt palju inimesi tuleb. Actually, can you put to the last minute of the mix? Ma pean hoidma, sest muidu ma hakkab liikuma. Vähemaks mikrit. Can we put the mic a bit more down? 1, 2. Kas kuidas on praegu? Arriba! Turn it up! Would you stand? Parem? Yeah. I'm really excited to be in that moment with all the other artists and also with all the people who's gonna come here. Nii, backstage'is on meil siin igasuguseid snäkkisi, värksääki. Vaata, siin saab isegi krõpsu võtta ja šokolaadi. No nii, me jõudsime nüüd siia. Rahvas tundub täpselt 0 olevat. Nii, ma pean esimest korda elus Chrissy G autogrammi tegema. Kuidas see käib? Olen vaikselt valmis. Ootame siin backstage'is. Rahvast on väga vähe, aga seda oli arvata, et kas on väga vähe või on lambist järsku väga palju. Ma leidsin mingisuguse, siin backstage'is on suht palju tee, tähendab jooke ja sööke. Ma tegin endale väikse tee. Seal oli mingisugune tee nimega Throat Comfort, ehk siis ma mõtlesin, et see on hea, mida teha endale.
ma joon selle tee ära, siis natukene laulan oma häält lahti ja siis hakkamegi pihta. Ma olen väga närvis, mul kõhus keerab. Aga nagu Rooma ka ütles, et lihtsalt tee oma asja ja have fun'i ja seda ma proovingi teha. From Estonia. I want to feel your passion. You have to go crazy with this one, yeah? Come on, go turns up. It's no but the energy is high. From the struggle, now you reach for the sky. Keep smashed to clean up, move the shot. Every corner we turn, we leave a mark. Sugar, sugar, sugar.
on tehtud. Mul läks mingi, ma ei tea, mitmenda laulu pealt hääl põhimõtteliselt minema. Ma kärisesin ja kragisesin selle lava peal, aga ma andsin endast ikkagi parima, et ma peaksin enam-vähem lõpuni vastu. Inimesed elasid kaasa ja kui ma enne mõtlesin sellest, kui et esinen, siis koha peal oli see, et see on ju konkurss, ma sain sinna konkursile ühest voorust edasi, et esineda seal ja nüüd nendest 6, kes täna esines, valitakse 2, kes läheb suurele festivalile esinema, ehk siis seal olid full kohtunikud, kes olid kohtunike laua taga ja nagu judge'isid ja see tekitas veits lisapinget, aga ma üritasin neid mitte niivõrd tähele panna, siis ma panin neid tähele, kui nad haipisid kaasa vahepeal reaalselt üks laul, mis ei ole veel väljas, siis üks kohtunik reaalselt tegi niimoodi kätega nagu ülisuurelt. See oli väga tore tunne, et nad niimoodi tegid. Ja nüüd me tulime mingisse Itaalia restorani sööma. Me sõime viimati reaalselt. Me sõime täna hommikul, siis me sõime vahepeal mingit snäkke seal soundcheckis ja nüüd kell on mingi 10 õhtul. Õhtusöök. Teeme cheers ka. Muidugi. Classic grito. Palju õnne, musu. Смотри, это гуакамоле свек. Да. Опа. Oh my god. Check this. See on mingi kasta. Kas on passioni kasta või? Jaa. Wow. Tere hommikust! Täna on reede ja tegelikult meil on nüüdseks juba hommikusöögil käidud. Me oleme siin hotellitoas juba päris mitu tundi lihtsalt chillinud. Saime teha ka late check-out'i, nii hea me tegime late check-in, tähendab early check-in'i ja late check-out'i, nii et hotell tuli meile väga palju nagu vastu ja nad ei küsinud selle eest tasu ka. Ma loodan, et pärast, kui me läheme check-out'i tegema, et nad ei küsi siis ka. Aga kuna meil on lennuk alles kell mingi 11 õhtul, seega meil on siis nagu terve päev siin ja sellepärast me tahtsime ka late check-out'i teha, et me ei peaks mingi 10 tundi lihtsalt linna peal kuskil chillima. Aga nüüd saame siis natukenegi vähemalt, ma ei tea, 2 tundi saame kauem olla hotellis. Ja ma toimetasin natukene lihtsalt arvutis, tegin mingi tööasju natukene. Täna mul tuli uus Greasy G laul välja, Lowlights. Nii et kui sa seda ei ole jõudnud veel kuulata, siis mine Spotify'sse või Apple Music'sse ja kuula see üle. Anna mulle kommentaarides teada, kuidas sulle meeldib see laul. Ja tänane plaan ongi siis lihtsalt natukene Varssavit avastada. Vanalinna lähme ilmselt ja nüüd ma tegelikult tahakski natukene mingi TikTokist tšekata, et mis kohti soovitatakse veel. Mul ei ole õrnaimuga, mida siin üldse vaadata on. Me eile kontrollisime seda üle, et kui suur on Varssav ja siin elab mingi 2 miljonit inimest. Ja siis ma mõtlesin, võrdasin seda Eesti elanike arvuga ja siis ma mõtlesin, ikka see on nii crazy, et ühes linnas saab nii palju inimesi elada. Seega see on väga suur linn. Ja ilmselt siin on, mida vaadata. Seega eks ma hakkan varsti ennast valmis panema, võiks teha mingit contenti siin nii Greasy G'le ja endale ka. Ja siis lähemegi, teeme sükse turistipäeva. Это карамельный свек тут. Да. Бампс. No näita, kuidas see maitsib siis. Normaalne. Nii hea. Oi.
see on väga hea. jaa. Me nüüd tulime siia kõrval olevasse kaubanduskeskusesse, sest siin on Urban Outfitters. Ja äkki leiame veel mingeid põnevaid poode. Seal on see vintage pood, mida ma tahaks ka vaadata. Ja lähme vaatame, mis meil pakutakse siis siin täna. Sa oled mul veel ilusam mussum. Tulukesed! Ütleme nii, et poolakate tulukeste eelarve oli lõpmatu. Igal pool on tulukesed. Nii ilus. Okay, let's go! Kell on 2:30 öösel ja me jõudsime juba tagasi. Ma ei ole kindel, kui kõvasti ma räägin, sellepärast, et mul on kõrvad täiesti lukus. Ma ei ole vist mitte kunagi nii suurt kõrvavalu tundnud, kui nüüd Poola lennates ja Poolast tagasi lennates. Kõik oli lukus, kõik oli nii valus ja nagu ma tundsin, kuidas see läks mulle ninna, see valu, see kurku läks valu, siis kõrvad olid lukus ja lihtsalt kõik oli korraga rõve. Aga nii hea meil on tagasi kodus olla ja lõunat paitada saab jälle ja ma lähen hüppan kiiresti pessu ja siis ruttu tuttu, sest tegelikult ma olen üsna väsinud sellest tänasest päevast. Väga tore päev oli, nägime natukene Varssavit, saime lihtsalt koos olla ja väga mõnna oli. Seega tänaseks kõik ja näeme juba homme. Tšau!